See on väike lugu, kuidas minust sai raamatukogu töötaja. Siirdume aastasse 1952, kui ma alustasin tööd Kernu raamatukogus. Ta oli siis nimetusega külaraamatukogu. Olin vahetult lõpetanud 7 klassi ja töökoht oli vaba. Aga kõik kolhoosi pereliikmed pidid jääma kolhoosi tööle. See oli minu jaoks aga suur väljakutse, sest ma olin põdenud 5. klassis lastehalvatust ja minu vasak pool ei olnud raskeks kolhoositööks sugugi sobilik. Aga mängis minule õnneliku juhuse kätte. Keilas oli siis rajoon ja rajooni kultuuriosakonna juhataja Helmi Kurba päästis minu kolhoositööst, tehes mulle ettepaneku asuda raamatukogusse tööle ja et silmapiiril oli 52. aastal kultuurikooli asutamine ja tema oli juba näinud ette, et suunatakse mind kooli, kus tulevad esimesed Eesti keskeriharidusega raamatukogu töötajad. Aga enne seda pidin ma läbima Keilas, siis oli rajooni raamatukogu, väikese kursuse, sest ma ju ei teadnud raamatukogu tööst praktiliselt mitte midagi. Nii palju, kui ma olin raamatukogust ainult laenutanud lugemiseks raamatuid. Mind võttis vastu tolleaegne Keila rajooni raamatukogu juhataja Magda Kohava, kes pühendas mulle 2 nädalat oma töö kõrval aega, et ma tutvuks, mis toimub. Et kuidas ma raamatukogus talitan, mis dokumendid seal tuleb sisse seada, kui ei ole, ja kuidas käib see laenutamine, kuidas käib kõik muu asi. Ma tänan teda väga. Ta oli nagu ema mulle. Ja sügisel, kui avati Tallinnas kultuurikool, siis kultuuriosakonna juhataja Helmi Kurba tegi mulle suunamise ja ma olin 1. septembrist 1952 Tallinna kultuurikooli õpilane 3 aastat. Aga siis oli selline lugu, et läksid ju kõik suunamisele ja sa pidid tegema kohustuslikku 3 aastat. Ja minu suunamise koht oli minu juurtest Harjumaalt väga kaugel Läänemaal. Olgugi, et Suure Lähtrus oli minu vanavanaisa elukoht. Nii et kuidagi nagu tõmbas mind minu teadmata Läänemaale, kus tegin oma kohustuslikku 3 aastat ja olin Harjumaal ikkagi tagasi. Aga et vaba raamatukogu töökohta ei olnud siin piirkonnas, siis tegin ma tööd 3 aastat lasteaia kasvatajana, kus mu oma 2 väiksemat last olid ja minu esiklaps juba kooli läks. 3 aastat tehtud, oli jälle õnnelik juhus tänu Keila kooli direktorile Endel Kupnerile, kes vormistas mu 1. jaanuarist 1975 Keila kooli raamatukogu juhatajaks. Ja mina veel julgesin nagu öelda, et kuulge, et 1. jaanuar, see on ju nii suur riigipüha, ütleb, et ei, see on märgilise tähendusega. No, võib-olla tema selle ära siis sõnaski. Ja nii ma Keila kooli raamatukokku jäänud olengi. Ja ma olen läbinud siin
loodemaja, kus praegu on uue nimetusega, see oli Keila esimese keskkooli maja, kus 40 ruutmeetril oli maast laeni raamatuid ja tuli kuidagi hakkama saada. Siis lahenes 1975 sügisel. Ei, mitte 75, millal avati Põhja tänavalle koolimaja. No seal oli ikka juba päris kenad ruumid, kus ma sain ka ise sisustuse osas ja tekstiilide osas kaasa mängida. See oli tubli, aga mis praegu on, see on unistuste tipp. Nii suurt pindalalt kooliraamatukogu vabariigis veel ei ole. 620 ruutu, nii et parimat olla ei saa. Aitäh kõikidele kolleegidele, aitäh, kellega ma olen koos töötanud, et ma olen suutnud vastu pidada, aga mind saadab üks hea soovitus minu kodust, kui ema mulle ütles, et laps, pea meeles, kõik tööd, millega sa ise hakkama saad, ära lase teistel teha. Ja püüa ikka olla optimist, see aitab paljuski sind edasi. Ja nii ma siis olengi, mulle meeldib kallistada, mulle meeldib suhelda. Kahju, et koroona enam kallistada ei luba, aga ehk suvel ikkagi saab juba. Kõik on läinud hästi. Pere on terve, nad on mind palju aidanud ja vast sellepärast nii kõrges eas töötamine ei olegi mingisugune probleem.